Elva rada on kaval, et ta on niisugune vunkimise rada, et need, kes ikkagi niimoodi nautima lähevad, siis pigem ärge kruusatee peal nagu üle pingutage, et see lõpp natukene on niisugune keerukas, et raudtee ääres ja niisugune pehmemat pinnast, et pigem niisugust kainet mõistust ja vastavalt oma tempole ikkagi. Gert Jõeäär on liikumas siin 6. üldvõidu suunas, täpselt nagu sul, et tahab nii-öelda sinuga ühele pulgale tulla, et mis sa esiteks Gertist kui jalgratturist arvad ja milliseks sa tema šansse tänavusel hooajal pead? Gert on ilmselgelt väga hea jalgrattur ja mul on väga hea meel, et keegi ka samale pulgale tuleb, et pinget, ütleme nii, spordirahvale paneb see kindlasti nagu juurde, et Gert, ma loodan, ratast varna ei pane ja proovib veel 7. ka. See nädal siis täna ja homme on suur spordi- ja liikumisfestival. Erinevaid spordialasid tutvustatakse, üle 30 spordiala. Siia on siis pandud ka niisugune suur lava üles, kus täna õhtul siis esinevad kohalik bänd ansambel Mesi ja Traffic. Täna oli meil hea meeskond peal, et meil oli kolm tükki, kes me olime siin päris kõvad, mina, Tarvis ja Oskar Nisu. Ja siis saime niimoodi oma taktikat nii-öelda peale suruda seal. Ja oligi, Nisu lubas alguses ennast tagasi hoida, aga ei suutnud nii kohe. Enne esimest kilomeetrit juba oli läinud ja siis sõitiski päris pikalt, oli üksi ees. Mäe finiši eelselt oli ka mudasem koht, kus pidi ees olema ja seal õnnestuski meil vahe sisse saada. Jäimegi kolmekesi jälitseme, Nisu püüdsime ta kinni, Ivo Suur oli ka meil kaasas. Kahjuks Nisul läks ref ja siis jäigi lahendus meie teha seal kolmekesi. Eks me tegime seda kivipaberkäri, et kes täna võidab. Eelmine aasta ma sattusin ka sõitma isegi veel pikemalt, tegelikult vist kuskil isegi nagu 10 piiril, mida ma hiljem sain teada, nii et too nagu ehmatas hiljem ära. Täna oli lihtsalt see, et see grupp oli nii suur ja harrastajad nagu kogu aeg nagu ampsisid selle vahe kinni, isegi kui nagu ees nagu mehed vajutasid kiiremini ja siis tuli ainuke mõte pähe see, et võiks juba see grupp lihtsalt katki ära minna.
muljed on head, vanad rattatuttavad on siin ja keda tükk aega näinud pole, et tasub käia ja hea, et selline üritus tehakse, et Elvas, pole ammu Elvas käinud, et tuled siia, vaatad, kuidas väike linn arenenud on, nii uhkeks tehtud ja ilus. Kogu aeg on punn põhjas, kogu aeg peab kihutama, aga jah, väga tore rada oli, seekord oli palju muda ka, see natukene tegi seda kihutamist vähemaks ja vahepeal sai nagu siuksed puhkemomente, et väga hea oli. Hea kiirrada, eks ju, ja ma arvan, et nii mõnelegi sellisele minusugusele sõitjale väga hea, sest väga palju tehnilisi asju ei olnud, nii et saab mõnusalt sõita läbida, kohad ei lausa asfaldid, nii et või võtta madalad asendid ja sõita päris kiiresti. Jalgratas on oluliselt tervislikum spordiala kui jooksmine, põrutab vähem jalgu ja kui grupis sõidad, siis saad alati ka tirri lasta ja natuke puhata, nii et joostes seda võimalust ei ole. Jalgrattasport on raudselt ajavõit.